Ingvar, kuidas sa avastasid, et teadvuse omadused on just teadvuse omadused? Tead, kui kaevata nagu sügavalt sisse, enda sisse, siis hakkad nagu avastama selliseid teadmiseid. Lihtsalt paned tähele, mis toimub. Ja teadvuse omadused on samasugusel viisil avastatud. Näiteks millalgi avastab iga inimene seda, et ta mõtleb. No mitte, et ta teab, et ta mõtleb, et ta avastabki, et mul ongi mõtted peas. Või ta avastab näiteks enda emotsionaalsed suhtumised. Või ta avastab, et nüüd ta on nagu juba liiga kaugele läinud minevikku uurima, et ta peaks tegelema nende olevikus olevate asjadega. Ehk sellised avastused on hästi tavalised. Aga kui süveneda sellesse, mis meiega tegelikult toimub, siis hakkab avastama ka palju detailsemalt, palju peenemaid erinevad nähtusid, eriti mis puudutavad teadvuse omadusi. Näiteks taipamine, kuidas toimub taipamine. See toimub väga kiiresti, aga sellesse süvenedes, tabades ära taipamise hetke, sel hetkel seda õppides, teada saades, kuidas see toimub, on võimalik sellest aru saada. Nii et see on, tavaliselt öeldakse selle kohta enese uurimine, mitte enese kohta lugemine ja mõtlemine, vaid enese uurimine on praktiline teadvustatud töö, kus sa siis jälgid, paned tähele igasuguseid sisemisi arenguid, sisemisi muutusid, sisemisi protsesse, teed seda korduvalt ja avastad teatud seaduspärasused. Nii et sealt on kogu see teadmine tulnud.